külas Tõnis Siigur, palju õnne, Michelini tärn on üks tulnud noasse ja ka sinule kui kokana. Ja aitäh ja tere hommikut, et täpsustan noa peakuka poolele. Kas see nagu igapäeva nagu tegemistes ja toimetustes nüüd midagi muutub ka või tegelikult läheb kõik samamoodi edasi? No, suures plaanis läheb, ma ütleks, nagu see back on sama, seal on mingid meedia asjad muutuvad kindlasti, personali vaadetakse üle, nii-öelda organiseeritakse juurde, et kuidas hoida seda ja veel paremaks muutuda, nii et seal on mingid suures plaanis ei muutu, aga mingisugune kõrvaltegevusi tuleb hästi palju juurde. No nii palju ilmselt muutub, et enam ei ole võimalik sinna lauda saada, jah? Jah, see on juba muutunud. Kuidas see Michelin tuleb, kas niimoodi, et salaja on millalgi käinud, keegi istunud, sul pole õrna aimugi, et see õige inimene on nüüd teinud märkmeid, öelnud, siin oli vinge ja siis ühel peal tuleb sulle täieliku üllatusena, et sa saad Michelini tärni? No jah, ega sa väga läbi ei näri seda inimest, kes seal käib, nad peavadki olema nii, et meie aru ei saaks, nad ei tohi koha peal sa kahtlustad kõiki välismaalasi? Ei, mitte seda, et ma ei tea isegi seda, et kas siin Eestis oli ka kaasatud inimesi või mitte, aga sa oled nagu selles suhtes alati äraootaval seisukohal ja tegelikult ka sa ei tea. Kindlasti on inimesi, kes ütled, see ei ole Michelin, see on Michelin. Kuidas sina ise hääldad seda, et sa ütled ikka Michelin või? Mul on kaks varianti. Üks on siis Michelin, nii nagu seda kutsutakse ja eestlastega on lihtne rääkida Michelinist. See on kuidagi seotud ende rehvidega ka või? Ma mõtlen seda, et me teame seda, et kas nad on kuidagi omavahel nagu seotud või? Ja nad ongi ja väga palju on seotud just nimelt selle rehvi tootjaga ja see on üle 100 aasta vanune nii-öelda projekt. Prantsusmaa sisesed turistid, kes liikusid, siis nad hakkasid nagu nii hotelle, söögikohti, bensujaamasi, kus rehve saab, kõik nõuka eluks vajalikku hakkasid soovitama ja need valikud läksid aina paremaks ja paremaks ja oli vist 1926, kui esimese väikse raamatu andsid välja, selle järgi oli hästi lihtne liikuda ja pärast seda siis lisandusid, et veel teine tärn ja kolmas tärn ja täna ongi siis maksimum on 3 tärni. Aga räägime nüüd ikkagi nagu päris asjadest. Millise kujuga pasta on sinu lemmik? Ma arvan, spaghetti on üks populaarsem. Ma küsiks tegelikult, kas on vahet? Ei, kindlasti on vahe. Aga ongi, me täna hommikul arvasime. Nii, kujus on vahe, aga see on nagu selles mõttes, et kui ma teen näiteks polonaiset, ma ei tea, pennede või tagliatelle või mis iganes spaghettiga, kas seal on nagu vahe sees või? Seal on, ütleme, et üks on see, et teatud pastad imavad rohkem kastet enda külge kinni ja teatud pastad ei ima, et seal on kindlasti vahe sees ja on ka traditsioonilised mingisugused pastatoidud, mis just nimelt tehakse teatud pastaga. Alusta päeva hea tujuga. Ville Minev, Andres Puusepp ja Jürgen Pärnsalu. Radio Star FM hommikuprogramm.